Mis sa arvad, kas majandamata kukuvad metsad kokku? Tere! Mina olen Raul Rosenvald, olen õppinud metsamajandust Eesti Maaülikoolis, praegu töötan Tartu Ülikoolis säästliku metsanduse teadurina. Paarkümmend aastat tagasi otsisin ühe projekti raames majandamata põlismetsasid ning otsimise käigus sain aru, kui vähe neid Eestis on säilinud. Igale poole on inimene jõudnud oma looduse kujundamisega ja metsas maksimaalse tulu otsimisega. Uuringud näitasid ka, et neis vähestes alles jäänud põlismetsades on palju rohkem elurikkust kui majandatud metsades. Metsade majandamist esitatakse kliimamuutusi pidurdava lahendusena. Tegelikult on kliimamuutuste pidurdamise seisukohast oluline hoida süsinikku seotuna. Looduslikes metsades hoitakse nii mullas kui elus ja surnud puidus rohkem süsinikku seotuna kui intensiivselt majandatud metsamaastikus. Isegi arvesse võttes puittoodete süsiniku ringkäiku. Üleminekul majandatud ühevanuselisest ja liigilisest puistust loodusmetsale võib küll teatud etapis olla suuri puid hõredalt, palju surnud puitu, kuni kujuneb mitmekesine puistu. Kindlasti on majandamata metsad oluline osa komplektist, hoidmaks erinevaid metsadega seotud väärtusi. Siiski ei ole esmatähtis mitte see, et mets oleks majandamata, vaid et metsamaastikus oleks piisavalt elupaiku ja ka liikumisvõimalusi metsaelustikule, samamoodi puhke, seene ja marjametsi inimestele. Säästliku metsanduse põhimõtete järgi võib metsade majandamine toimuda piirides, kus on tagatud looduse vajadused. Kas sina oskad välja mõelda väärtusi, mida võib leida ainult vanadest metsadest?